tere! Täna räägime sellest, kuidas suured asjad mahutada pisikese paberi peale. See tähendab seda, et täna kasutamegi pisemat paberit, kas vihikulehte või A5 formaadis paberit ehk tavaline paber, mis on pooleks murtud. Ning kõigepealt mahutame siia paberi peale mõne väikese asja. Näiteks selle sama teritaja. Võtame kätte joonlaua ning mõõdame, kui lai see on. Näeme, et selle teritaja laius on umbes 4 sentimeetrit. Nüüd mõõdame ära selle teritaja kõrguse. Ja näeme, et see kõrgus on umbes 5,5 sentimeetrit. Ning joonestame selle teritaja nüüd siia paberi peale. 4 sentimeetrit lai ning 5,5 sentimeetrit kõrge. Üks külg, teine külg ning ülemine külg ka. Ja nüüd ongi siin paberi peal meie teritaja. Kas pole mitte sarnased? Siin paberi peal on teritaja laius 4 sentimeetrit ja ka päriselus on see 4 sentimeetrit. Täpselt samamoodi, kui me tõmbaksime siia peale 1 sentimeetrise kriipsu, siis siia paberi peale selle sama kriipsu joonistades oleks selle pikkus samuti 1 sentimeeter. See tähendab seda, et mõõtkava meie joonistatud teritaja ja päris teritaja vahel ongi 1:1 ehk 1 sentimeeter selle teritaja peal on 1 sentimeeter joonise peal. Kirjutame selle siia alla 1:1. Järgmisena vaatame mõnda suuremat objekti. Näiteks see loodusõpetuse töövihik siin. Kui sul päris samasugust ei ole, siis võta ükskõik milline teine töövihik. Mõõdame ära selle laiuse. Näeme, et selle laius on umbes 16 sentimeetrit ning kõrgus umbes 24 sentimeetrit. Proovime ta nüüd siia paberile mahutada. Keerame paberile ette tühja külje ning proovime mõõta ära selle 24 sentimeetrit. Näeme, et paber on ainult 21 sentimeetrit lai. Seega seda me siia peale joonistada ei saa. Siin tulebki appi teadmine mõõtkavast. Nimelt 24 sentimeetri asemel võtame ainult poole sellest ning kujutame teda paberil 12 sentimeetrisena, sest kui me võtame ühe 12 ja teise 12 paneme siia otsa, siis me saamegi kokku 24 sentimeetrit. Samamoodi teeme loodusõpetuse töövihiku laiusega, mis oli 16 sentimeetrit ja otsime selle keskkoha. Nii et võtame 8 sentimeetrit ja 8 sentimeetrit ja saame taaskord kokku 16 sentimeetrit. Seega joonestame töövihiku paberile mõõtudega 8 sentimeetrit laiusesse ja 12 sentimeetrit kõrgusesse. Nii, tõmbame siia alumise joone 8 sentimeetrit, seejärel ülesse 12 sentimeetrit. Ning siia ülesse jälle 8 sentimeetrit. Ja nüüd ongi meil siia paberile joonestatud loodusõpetuse töövihik. Kui nüüd siia peale joonistame 1 sentimeetrise kriipsu, siis see sama kriips peab siin päris töövihiku peal olema 2 sentimeetrit pikk. Tõmbame ka siia selle kriipsu. Oma töövihiku peale te seda kriipsu tõmbama ei pea. Siin ma lihtsalt näitan, kui suured need kriipsud üksteise suhtes on. Ning kui siin on ta pikkus 1 sentimeeter ja siin 2 sentimeetrit, siis saamegi öelda, et selle joonise mõõtkava on 1:2. Selliseid mõõtkavasid kohtame tihti erinevate kaartide ja plaanide peal, kus 1 sentimeetrile vastab mõnikord lausa mitu tuhat sentimeetrit päriselus. Proovi nüüd sina mõõta mõõdulindiga üle ka enda klassiruum ning kanda see paberile. Mõtle välja, mitmele sentimeetrile paberil peaks vastama mitu sentimeetrit päriselus, et terve klass
mahuks paberile. Mõnusat mõõtmist